Veganmessist on kujunenud sügise suur pidu ja selleks on ka põhjus, sest veganmess tuleb seekord juubelihõngulisena 15. korda. Ja tõesti, uksed on peaaegu et äsja avatud ja siin on melu, siin on rahvast ja siin on maitsed, mis tõmbavad vaiba alt ära ka kõige paadunumal seaprae fännil. Kui ei usu, tule vaata, sa jõuad, sest veganmessi peetakse veel ka homme. Millega te siin nüüd rahvast siis võlute? Esiteks me võlume, meil on juba mitu aastat selline toode, et see ettevõte on Lätist pärit ja me siin esindame teda ja aitame tal turule tulla. See on vegan kalamari, mis on nagu musta kalamarja sarnane või laadne toode. Siin meil on viinerid, mis on tehtud hernevalgust. Ja siin meil on uus toode, kahjuks on kõik juba ära söödud, mida me ei ole jõudnud degusteerida ei saa anda, on vegan kalakotletid, mis on tehtud soja baasil, aga mis on täpselt nagu kuskil vanaema juures. No mina proovin selle kalamarja nüüd ära. No, proovige jah, et siin on näete täiesti puhtaks söödud. Ja hästi tervislik. Chia seemned, kes teab, meeletud vitamiinid, kõik asjad sees. See merevetikas, väga kasulik tervisele, väga vitamiinirikas ja oliiviõli ja natuke maitseaineid, sojakaste ja kõik. No ühest äärmusest teise ehk liha juurest siis maiustuste juurde, et öelge palun, millega teie siin nüüd tõelisel lihasõbral vaiba alt ära tõmbate? No meie tõmbame vaiba alt ära suurepäraste šokolaadidega. Kuigi need on kõik vegan šokolaadid, maitsevad nad siiski imeliselt. Ja meie eripära on see, et me toodame šokolaadi ise. Et me ei osta toorainet sisse šokolaadi kujul, ei sulata ümber, nagu paljud käsitöö šokolaaditootjad töövad, vaid me valmistame otse puhtast toorainest. Nii et see on imeline mõnus maius. Ja ühest väiksest tampsust piisab, et saada see nauding kätte. Meie logo ongi, et naudi armastust, maitse maagiat. Paksuks ka teeb. Siiamaani pole veel mõjunud. No kuidas tüdrukud teile see šokolaad meeldis? Hästi. Mis maitsega see oli? Mina ei söönud. Sina sõid? See maasika oma oli maasika maitseline. Paljud tulevad messile lihtsalt uudishimust, aga lahkuvad uue lemmikuga, mida koduski proovida. Ja siin on palju neid, kes on veganmessilt uusi maitseid otsinud juba aastaid. Mina olen taimetoitlane olnud juba 9 aastat, nii et see ei ole midagi minu jaoks uut ja ma olen siin aastaid käinud ja nii tore ja põnev on erinevaid maitseid siin proovida, et ja. No kuidas teiega on? No mina sain kõike. Väga põnev on. Tartu toidupäästjate poolt tehtud pasta, väga maitsev on. Olete te siin selleks, et oma võib-olla sellist maitseelamust avardada või oletegi taimetoitlane? Pigem otsin uusi põnevaid tooteid. Igasugused küüslauguga ja chilliga tooted on siin väga tipptasemel, nii et neid ma alati otsin. Kaste oli super, friikad olid krõbedad, lisandid, ülihead. Teisena võtsime... Not dogi. Kuidas see sulle väga maitsev? Et no väga rahul jäätise võtsin Dubai stiilis, krõbedust on, magusust on, kõik on super. Aga tänase messipäeva koht, kus käised üles käärid, on hoopis siin, Blendek, Maru ja Pisirohe ühine õpituba, kus saab käed külge ja blenderi tööle panna. Siin sünnivad värsked smuutid ja võrsete vürtsidega salatid. Me tahame anda inimestele tiibasid ja selleks me oleme toonud hästi palju head toorainet ja enda teadmisi ja enda julgust, mida neis anda. No kas sa, Marit, oled ikka endas kindel selles mõttes, et keskmine Eesti mees ütleks, et tema muru ei söö? Söövad ja kuidas veel? See on see vana hea nali, aga siis ma ütlen, et tegelikult on päris tore vahepeal lehmakene olla või enes on ja... No öelge naised lõpetuseks, miks taimetoit? Sest mitte keegi pole haiget saanud ja see on nii maitsev. Just mina ütlen ka, et see on maitsev, see päriselt on maitsev ja tegelikult on kehal kergem ka.